Sa saad kohe kaasa lüüa väikeses eksperimendis. Meie eesmärk on järgneva video jooksul läbi viia paar katset, et ilmestada, kuidas toimivad videolahendused teabe edastamisel võrreldes muude meetoditega. Täpsustame siinkohal üle, millistest videodest käib jutt. Me ei pea silmas igasuguseid videoklippe, vaid neid, milledel on konkreetne otstarve edastada teisele osapoolele kasulikku teavet. Niisuguse video kohustuslikeks osadeks on illustreerivad animatsioonid ja peale loetud selgitavad tekstid. Täiendavalt võib videot rikastada veel muusikalise tausta, heliefektide ja abistavate tekstidega. Hetke pärast käivitame lubatud testid. Viime kohe koos sinuga läbi 3 lühikest testi, võrdlemaks erinevaid infoedastuse viise, milledeks on loetav tekst, kuulatav tekst ja videolahendus. Alustame esimese testiga. Palun loe peale helisignaali ekraanile ilmuvat teksti. Kas loetud tekst oli arusaadav? Järgmises testis kuulame sama teksti etteloetuna. Jätkame teise testiga. Palun kuula peale helisignaali ettekantavat teksti. Tasandi antud punktis samal kaugusel olevate, selle tasandi punktide hulga poolt piiratud tasandi osa. Kas kuuldu oli arusaadav? Sa saad kohe võrrelda, kuidas sama tekst kõlab videolahenduses. 3. ja ühtlasi viimane test. Vaata ja kuula järgmist videolõiku. Tasandi antud punktist, samal kaugusel olevate, selle tasandi punktide hulga poolt, piiratud tasandi osa nimetatakse ringiks. Kas videolõigus esitatu oli arusaadav? Millise testitud meetoditega oli lihtsam infost aru saada? Ka teadlastele on huvi pakkunud video mõju inimesele, mida uurides on nad avastanud, et video puhul on info vastuvõtmine ja sellest arusaamine palju kiirem. Videost jääb meelde märgatavalt täpsem ja mahukam info ning see püsib kauem meeles. Samuti täheldati, et videoõppes omandatud info on praktikas hõlpsamini ja väiksemate eksimustega rakendatav. Teadlased on võrrelnud ka videoõppe ja üldlevinud klassiloengu efektiivsust ning avastanud, et videoõppe on 71% tõhusam. Seega saaksime videoõppe puhul võrreldes 2-nädalase klassiõppega 1 inimese kohta kokku hoida lausa 1,5 nädalat aega. 10 inimese puhul tähendaks see kokku aga 2,5 kuu pikkust perioodi. Äris tähendaks see korraga nii rahalist kokkuhoidu kui märkimisväärset lisatulu. Kokkuvõtvalt saame öelda, et videona esitatud info mõju on kordades suurem ja tasub julgesti otsida võimalusi, kuidas asendada aegunud infoedastusviisid tõhusamate videosõnumite vastu. Ideede ja küsimuste korral palun võtke meiega julgesti ühendust.